Aitäh, auväärt juhataja, head kolleegid, austatud linnapea. Ma ütlen kohe sissejuhatuseks ära, et me kõik asjast ühtemoodi aru saaksime. Mina hääletasin rahanduskomisjonis käesoleva eelnõu vastu. Ja kavatsen seda teha ka täna. Aga ma tahan tänada rahanduskomisjoni juhti ettepaneku eest olla kaasettekandjaks olukorras, kus ma eelnõud ei toetanud ega toeta. Ja ma arvan, et sellest pretsedendist võiks saada hea traditsioon. Just nimelt seepärast, et siin linnavolikogu saalis oleksid esindatud võimalikult mitmekesised vaated, et siin linnavolikogu saalis ja ka kõnepuldis saaksid sõna inimesed, kes esindavad erinevaid seisukohti. Ja eelkõige on see oluline just sedalaadi tundlike otsuse eelnõude puhul, nagu käesolev sihtasutuse asutamine seda on. Ühistuline tegevus on kahtlemata oluline ja tänuväärne. Ühistuline tegevus väärib tähelepanu ja ühistuline tegevus väärib toetamist. Küll aga ei arva ma, et käesolev ühistupanga loomise sihtasutuse eelnõu oleks mõistlik viis Eestis ühistulist tegevust edendada või sellele kaasa aidata. Kui Tallinna linn oleks tõepoolest soovinud ühistulisele tegevusele mõistliku aja ja energiakuluga, mõistliku ressursikuluga kaasa aidata, oleks ju võinud kaaluda sihtasutuse loomist, mille kaudu osaleda hoiulaenu ühistus. Nagu me kõik hästi teame, siis kohalik omavalitsus ei saa olla hoiulaenuühistu liige ega ka asutaja, sestap oleks see sihtasutuse loomine ehk olnud isegi nutikas mõte. Kui hoiulaenuühistu osakapitali miinimumnõudeks on seaduse järgi 31 950 eurot, siis vast ei oleks see miinimumnõuega Tallinna linnale koos teiste asutajatega üle jõu käinud. Kui aga nii, nagu meile tänases eelnõus kirjeldatud on, soovib Tallinna linn luua ühistupanka, siis krediidiasutuste seaduse järgi ei ole vaja mitte tegeleda sihtasutuse loomisega, vaid võtmeküsimuseks on see, kes on ülejäänud 49 asutajaliiget ja kuidas leitakse 5 miljonit eurot, et täita krediidiasutuste seadusest tulenev panga aktsiakapitali miinimumnõue. Ma tahan siinkohal ka ära märkida, et võrdlused Tartu hoiulaenuühistuga ei ole antud kohal asjakohased. Tartu hoiulaenuühistuga ei ole Tartu linnal rohkem pistmist kui see, et nimetatud hoiulaenuühistu nimes esineb sõna Tartu. Kui me kuulsime rahanduskomisjonis esimest korda inimestest, kes asuvad juhtima sihtasutuse nõukogu, selle sihtasutuse nõukogu, mille ülesandeks on moodustada ühistupank, siis ma oleksin tõepoolest tahtnud nende nõukogu liikmete hulgas näha varasema panganduskogemusega inimesi, sest mis tahes finantsasutus, sealhulgas kavandatav ühistupank, müüb eelkõige usaldust ja selle usalduse üheks oluliseks nurgakiviks on tarvilik ekspertiis. Ma tunnistan ka ausalt, et
täna mulle teadaoleva informatsiooni põhjal ei julgeks mina oma sääste kavandatavasse panka paigutada, kuigi küllap on siin saalis inimesi, kes teavad pisut paremini ja pisut rohkem selle kohta, miks nimetatud sihtasutuse ja sealt edasi just nimelt linna ühistupanga loomine tarvilik on. Igal juhul ma loodan siiralt, et Tallinna ühistupank ei lähe sama teed nagu üks kurikuulus Menattepi nime kandnud pank ajaloos. Ehk veel kord, et me asjadest ühtemoodi aru saaksime, ma hääletasin komisjonis selle eelnõu vastu, kavatsen seda teha täna ka siin saalis ja kutsun ka auväärt volinikke järgima minu eeskuju. Juriidilise korrektsuse mõttes olgu ka ära mainitud, et rahanduskomisjon otsustas eelnõu toetada 12 poolt, 5 vastu ja 2 erapooletu häälega. Aitäh ja vastan hea meelega küsimustele. Ja on ka küsimusi. Margarita Tšernogorova. Vabandan, kui ma loen tänase päevakorrapunkti Ühispanka asutamine sihtasutus ja vaatan, et teie nagu olete kaasettekandja rahanduskomisjoni esindaja Anto Liivat, kui ma eksisin, jah? Ja ma küsin teil, kas see, mida te praegu meile rääkisite, nagu seda komisjoni esindaja ja kaasettekandja on kooskõlastatud komisjoniga? Või komisjon pidi teile lihtsalt andis teile ülesanne ainult öelda meile mingisugused tulemused olid. Vähemalt seda, mis ma rohkem seda ütle, ma lihtsalt leian, et te natukene täna ületasite oma volitusi. Aitäh, proua Tšernogorova. Kui auväärt komisjoni juhataja mulle ettepaneku kaasettekandjaks olla tegi, siis ka mina tajudes võimalikku rollikonflikti küsisin juhataja käest, kas ta on oma ettepanekus kindel olukorras, kus ma hääletasin ka komisjonis eelnõu vastu. Härra Vitsut, ma tänan, et teie selle peale ütlesite, et arutelu on tervitatav ja seda sama arutelu ma püüdsin ka siia saali tuua. Aga aitäh küsimuse eest. Tarmo Kruusimäe. Tänan, hea kaasettekandja. Tavapäraselt on nii, et kus suitsu seal tuld, et on teieni jõudnud andmed, kui mitu korda on vaja rohelist kaarti 1 kuu jooksul savideerida, et saada endale panga osad. Ma sain aru, et 3000 korda ei ole. On see number suurem või väiksem? Aitäh. Aitäh, hea küsija. Olin ka valimistel osaledes seda meelt, et niinimetatud piiksutamine Tallinna ühistranspordis tuleks lõpetada. Olen seda meelt ka täna, nii et ma arvan, et valideerima üldse ei peaks. Aitäh. Kolmandaks küsimuseks ma samas päevakorrapunktis ei saa sõna anda. Märt Sults. Auväärt kaasettekandja, äkki te oskate öelda, et kui mitu korda peab valideerima, et saaks logopedi teenust härra Kruusimägile? Aitäh. Vabandust, kas te täpsustaksite küsimust, et logopeedi teenust kellele? Aitäh. Ma oskan ehk midagi kaasa rääkida majandus- ja juhtimisteemadel, aga logopeedia teemadel kahjuks mitte. Aitäh. Jaak Juske. Hea Anto, et kas sina näed probleemi selles, et loodava sihtasutuse nõukogu üks liikmetest on uurimise all seoses rahapesuga? Aitäh. Ma näen eelkõige probleemi selles, et sihtasutuse juhtide hulka nõukogu tasandil ei ole kaasatud inimesi, kes omaksid varasemat pangandusvaldkonnas töötamise kogemust. Aitäh. Kaupo Nelvak. Tänan. Ja ettekandja, tundub, et te olete ka asja sisuga hästi kursis. Kas te võiksite volinikele täpsustada, kui olukorras, kus hoiulaenu ühistut ei saa omavalitsus asutada,
et kuidas on olukord ühistupanga asutamisega, kas seda saab teha omavalitsus või siis omavalitsuse loodud sihtasutus? Aitäh asjatundliku küsimuse eest. Ühistupanga loomiseks ei ole sihtasutuse loomine tarvilik, küll aga oleks see konstruktsioon olnud tarvilik hoiulaenuühistu loomisel osalemiseks, sest hoiulaenuühistu liikmeks ei saa kohalik omavalitsus olla, aitäh. Aga kui linn oleks tahtnud luua panga, siis tegelikult oleks võinud luua ka lihtsalt Tallinna Panga ilma selle terminita ühistu ja antud juhul ühistupangale tegelikult kehtivad krediidiasutuste seadusest tulenevalt suuresti samasugused nõuded nagu traditsioonilisele pangale, aitäh. Hanno-Matto. Aitäh, hea ettekandja, et täna me siin hääletame sihtasutuse loomise poolt või siis vastu. Aga selle sihtasutuse eesmärgiks, ma saan aru, on ikkagi moodustada või luua, asutada ühistuline krediidipank. Mulle tundub nagu see 50 000 kuidagi väike summa olevat või palju tänapäeval panga tegemine maksab? Aitäh. Mitte 50 000, aga 5 miljonit eurot, ütleb krediidiasutuste seadus, on siis ühistupanga omakapitali miinimumnõue. Hoiulaenuühistu puhul oleks olnud see number, minimaalne number siis 31 950 ja kui nüüd detailidest rääkida, siis hoiulaenuühistus saavad osaleda ettevõtted, kelle bilansi maht ei ületa 2 miljonit eurot. Ühistupanga puhul sellist piirangut seatud ei ole. Eks siit võib nüüd igaüks ise edasi mõelda, missugusel põhjusel täpselt on Tallinna linn otsustanud luua ühistupanga, mitte osaleda hoiulaenuühistu loomisel. Aitüma. Vadim Belobrovtsev. Aitäh, hea kolleeg, et sa ütlesid, et sinus tekitab kahtlust just see asjaolu, et nõukogu liikmetel, kes olid sinna nimetatud, puudub panganduskogemus. Aga äkki saaksid sa öelda, kas komisjonis oli arutelu selle üle, et kuidas need nimed sinna said ja miks just need nimed ja kas olid mingid alternatiivinimesed ka sinna esitatud? Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Rahanduskomisjoni liikmed, ma eeldan, vähemalt mina küll, kuulsid nimetatud nõukogu liikmetest esimest korda koosolekul. Alternatiivseid ettepanekuid koosolekul nõukogu liikmete osas ei esitatud. Ivi Eenmale kolmas kord samas päevakorrapunktis kahjuks ei saa sõna anda. See ei loe, sama päevakorrapunkt. Aitäh kaasettekandjale, avan läbirääkimised. Aitäh.